Saudi Araabia loodeosas Punase mere lähedal käib keset kõrbe tohutu ehitusprojekt. Selle nimi on NEOM. See ei ole lihtsalt uus linn. Plaanitakse, et sellest saab suur uus majanduspiirkond, kus on linnad, tehased, turismialad ja uus tehnoloogia. See on üks Saudi Araabia suurimaid projekte programmi Visioon 2030 raames. Visioon 2030 on Saudi Araabia valitsuse plaan riigi majanduse muutmiseks. Paljude aastate jooksul on suur osa Saudi Araabia rahast tulnud naftast. Kuid siin on probleem. Ükski riik ei saa igavesti naftale loota. Selle hind muutub pidevalt. Ja kuna elektrisõidukite ja taastuvenergia kasutamine laieneb, soovib Saudi Araabia leida muid sissetulekuallikaid. Seetõttu investeerib ta palju turismi, tehnoloogiasse, meelelahutusse, tööstusesse ja teistesse ettevõtmistesse. Ja üks selle plaani suurimaid osi on NEOM. NEOM kuulutati välja 2017. aastal kroonprints Mohammed bin Salmani juhtimisel. See on väga suur ala. See hõlmab osa kõrbest, mägedest ja rannikust loode Saudi Araabias. Ja NEOMi sees on plaanis palju suuri projekte. On Oksagon, mida arendatakse tööstus- ja sadamaalaks, on Trojena mägiturismi sihtkoht ja on ka kõige kuulsam neist kõigist, The Line. The Line on kavandatud linn, mis on piklik, mitte lai nagu tavaline linn. Kui plaani esimest korda esitleti, ütles Saudi Araabia, et see ulatub 170 kilomeetrini. Põhikujunduses ei ole tavalisi tänavaid autode jaoks. Idee on ühendada elamud, töökohad, poed ja teenused ühte väga pikasse linna, mis kasutab kaasaegset transporti ja tehnoloogiat. Kuid sellist projekti on väga raske ellu viia. Vaja on tohutult palju raha. Vaja on teid, elektrit, vett, transpordisüsteemi ja muud infrastruktuuri juba enne, kui midagi suurt saab ehitada. Ja kõik see tuleb rajada kohta, kus suurem osa on kõrb. Seetõttu on tekkinud palju küsimusi. Kas The Line tõesti saab valmis? Kas Saudi Araabial on piisavalt raha, et kogu algne plaan ellu viia? Ja kas on piisavalt inimesi ja ettevõtteid, kes tahaksid sinna kolida, kui saabub 2026. NEOMi ehitustööd jätkuvad endiselt. On uusi teid, piirkonnas on ehitusplatsid ja infrastruktuur. Kuid The Line'i ehitamise viis on samuti muutunud. Selle asemel, et kohe kogu väga pikk algne plaan korraga valmis ehitada, ütleb NEOM nüüd ise, et The Line'i ehitatakse järk-järgult ja vastavalt nõudlusele. Samal ajal on Saudi Araabia muutunud ettevaatlikumaks väga suurte projektide rahastamisel, keskendudes eelkõige neile projektidele, mis toovad kiiremini majanduslikku tulu. Seega ei ole NEOM enam lihtsalt lugu futuristlikust linnast, mis äkitselt kõrbe ehitatakse. See on palju suurem lugu Saudi Araabiast. See on riik, mis see rikkaks tänu naftale, kuid kulutab nüüd tohutult raha uue majanduse loomiseks, enne kui saabub aeg, mil naftast enam ei piisa kõige toetamiseks. Aga enne kui me mõistame, miks Saudi Araabia on valmis sellist suurt projekti ellu viima, peame kõigepealt aru saama kohast, kuhu seda ehitatakse. See ehitatakse kõrbe, kuid enne kui siia jõudsid maanteed, kraanad ja ehitusmasinad, elasid selles kõrbes juba inimesed põlvkondade kaupa. Paljude põlvkondade vältel, nende seas ka peduiinid. Peduiinid on Araabia kogukonnad, kes on juba ammu elanud ja rännanud Lähis-Ida kõrbetes. Paljud neist liikusid varem koos oma loomadega ühest kohast teise, et leida vett ja toitu. Nad teadsid, kus asuvad kaevud. Nad teadsid, kuidas ellu jääda äärmusliku kuumuse käes. Ja nad teadsid kõrbeteid juba enne, kui tekkisid kaasaegsed teed. Nüüd on nende ümber tasapisi tekkimas hoopis teistsugune maailm. See tähendab, et nende eluviisi on muudetud ja häiritud. Kui varem nägi selles piirkonnas telke, kaameleid ja väikseid asulaid, siis nüüd on seal maanteed, veoautod, töölised ja suured ehitusplatsid. Siin kohtuvad kaks erinevat Saudi Araabiat. See vana Saudi Araabia, mis kasvas välja kõrbe kogukondadest, ja uus Saudi Araabia, mis soovib luua ühe maailma kõige moodsama koha. Selle kõige juures näeb siin, kui suurt asja Saudi Araabia NEOMis teha tahab. Tegemist ei ole ainult ühe linnaga. Selle sees ehitatakse või plaanitakse korraga mitmeid suuri piirkondi. Üks tähtsamaid on Oksagon. See asub Punase mere rannikul. Plaanis on sellest teha suur tööstus- ja logistikakeskus. See tähendab, et siia tahetakse paigutada tehased, laod, uuringukeskused ja ettevõtted, mis kasutavad uut tehnoloogiat. Oluline on ka selle asukoht, sest see asub Punase mere peamiste laevateede lähedal.
Piirkonnas on juba tegutsev sadam olemas, seega Oksagoni eesmärk ei ole ainult uue linna rajamine. Saudi Araabia soovib samuti, et oleks koht, kus saab tooteid valmistada ja neid teistesse riikidesse saata. Siia kuulub ka suur rohelise vesiniku projekt. Roheline vesinik on kütus, mida toodetakse elektri abil, kasutades taastuvenergiat nagu päikese- ja tuuleenergia. See on üks uutest tööstusharudest, mida Saudi Araabia soovib arendada, et saada tulu ka muudest allikatest peale nafta. Punases meres on veel üks projekt nimega Sindalah. See on saar, mis on loodud turismi jaoks. Seal on jahtide mariina, hotellid, restoranid ja muud kohad turistidele. Aastal 2024 NEOM esitles Sindalat kui oma esimest suurt valmis sihtkohta, kuid pärast avamisüritust tekkisid probleemid. See ei avatud tavaturistidele nii, nagu algselt loodeti. Aastal 2026. Sindala opereerimine anti üle teisele Saudi arendajale, et lahendada probleemid ja valmistada see uuesti külaliste jaoks ette. See näitab, et mitte kõik NEOMi projektid ei kulge algse ajakava järgi. On osi, mis saavad valmis, on ka osi, mis viibivad või vajavad muutmist. Aqaba lahe ääres asub Magna. See ei ole ainult üks hoone, plaanitakse, et sellest saab luksuskuurortide ja rannikukogukondade grupp erinevates kohtades rannikul. Hotellid, eravaldused, turismipiirkonnad ja muud kõrgetasemelised arendused on plaanis siia rajada. Kuid on ka tõsine maa küsimus, kus osa NEOMist ehitatakse. On Huaita hõimu liikmeid, kes on selles piirkonnas kaua elanud ja keda mõjutab projekti jaoks ümberasumine. On elanikke ja inimõiguste gruppe, kes ütlevad, et mõned inimesed on sunnitud oma endistest kodudest lahkuma. On olnud ka juhtumeid, kus ümberasumisele vastu seisnud inimesed on arreteeritud. Seega, kuigi Saudi Araabia valitsus esitleb NEOMi kui uue tuleviku sümbolit, on ka peresid, kes ütlevad, et see on nende elule palju maksma läinud. Rannikult liigume nüüd mägede poole. Siin ehitatakse Trojanat. See piirkond on kõrgemal ja külmem kui enamik Saudi Araabiast. Mõnes selle piirkonna osas ulatub kõrgus umbes 2600 meetrini. Talvel võib temperatuur langeda isegi alla nulli. Trojenas soovitakse teha aastaringne mägikuurort. Plaanis on hotellid, vabaõhutegevused, tehisjärv ja suusarajatised. See on eriti ebatavaline, sest Saudi Araabiat ei seostata tavaliselt suusatamisega, kuid just Trojena on määratud võõrustama Aasia talimänge aastal 2029. Seetõttu on see üks NEOMi projektidest, mis peab valmima selgema tähtajaga. Ja pärast kõiki neid projekte on endiselt olemas NEOMi kõige kuulsam ja suurim osa, The Line. Algse visiooni kohaselt on The Line linn, mis ulatub kõrbes 170 kilomeetri pikkuseks. See on väga kitsas võrreldes tavalise linnaga, kuid väga kõrge ja väga pikk. Idee on paigutada kodud, kontorid, poed, koolid ja muud inimesele vajalikud asjad ühte pikka linnaalasse. Selle asemel, et kasutada palju autosid ja laiu teid, tahavad disainerid muuta liikumise erinevatesse kohtadesse kiiremaks ühistranspordi abil. Plaanitakse kasutada ka taastuvenergiat ja kui projekti esimest korda tutvustati, ütles Saudi Araabia, et kunagi võib seal elada miljoneid inimesi, kuid nii suur plaan on väga kallis ja väga raske teostada. Kõigepealt tuleb kaevata ja ette valmistada tohutu osa kõrbest. Vaja on vett, vaja on elektrit, vaja on transpordisüsteemi, vaja on väga palju ehitusmaterjale ja töötajaid. Ja samuti on vaja piisavalt inimesi ja ettevõtteid, kes tahaksid sinna elama asuda ja seal tegutseda. Nii et samal ajal kui ehitus jätkub, muutus ka viis, kuidas The Line'i ehitatakse. Esialgu keskendutakse väiksemale osale, mitte kogu 170 kilomeetrile. NEOM ise ütleb nüüd, et The Line'i ehitatakse järk-järgult vastavalt vajadusele. Saudi Araabia keskendub ka rohkem neile NEOMi osadele, millel on selge eesmärk ja tähtaeg. Siia hulka kuulub Trojena Aasia talimängude jaoks aastal 2029 ja mõned The Line'i osad, mis on seotud tulevaste spordiüritustega. See tähendab, et NEOMis toimub tõesti suur ehitus, kuid suur osa sellest, mida näeme reklaamvideotes, see väga pikk peegeldav linn, tulevikku suunatud kuurordid ja erinevad ainulaadsed hooned on endiselt vaid visioon sellest, mida tulevikus soovitakse teha. See ei ole veel kogu NEOM, mida praegu näha saab. Ja siin muutub küsimus veelgi olulisemaks. Miks on Saudi Araabia valmis kulutama nii palju raha projektile, mis võib võtta aastakümneid ja millel on suur tõenäosus muutuda? Vastus ei ole ainult see, et nad tahavad ehitada tuleviku linna. Nende põhjus on veelgi sügavam.
Saudi Araabia jaoks. Neom on osa nende katsest luua uusi töökohti, äri- ja tuluallikaid, enne kui nende praegune elatusallikas ei suuda enam toetada nende majandust. Seega, et mõista, miks Saudi Araabia kulutab Neomile nii palju raha, peame kõigepealt tagasi vaatama, kust pärineb selle riigi tohutu rikkus. Kõik sai alguse naftast. Tegelikult enne nafta ja uute linnade tulekut, elu oli suuremas osas Araabia poolsaarest hoopis teistsugune. Paljud inimesed elasid siis vaid väikestes linnades ja oaaside juures. Oli ka peduiine, kes liikusid kõrbes ringi koos oma kaamelite, kitsede ja lammastega. Nad tegid seda, sest kõrbes oli vähe vett ja taimi. Kui loomade toit ühes kohas otsa sai, liikusid nad teise kohta. Seetõttu oli neile kõrbe tundmine väga oluline. Nad pidid teadma, kus on vett. Nad pidid teadma, millistes kohtades kasvab pärast vihma rohtu ja nad pidid oskama liikuda väga suures piirkonnas, kus peaaegu pole selgeid teid. Mitte kõik peduiinid ei ela enam sellist elu. Paljud elavad nüüd linnades ja neil on tavalised töökohad. Aga on veel mõned pered, kes jätkavad osa vanast eluviisist, eriti loomade pidamist kõrbes. Ja siin on näha, kui kiiresti Saudi Araabia on muutunud. Ühes kõrbe osas elavad mõned pered endiselt telkides ja hoolitsevad kaamelite ja kitsede eest. Kuid vaid mõne kilomeetri kaugusel on kraanad, maanteed ja ehitusplatsid Neomi jaoks. Et mõista, kuidas Saudi Araabia sellesse punkti jõudis, peame tagasi minema aega, mil see polnud veel rikas naftariik. 20. sajandi alguses ei eksisteerinud Saudi Araabia veel sellisel kujul, nagu me seda täna tunneme. Oli erinevaid hõime, linnu ja piirkondi Araabia poolsaarel, igal oma juhtidega. Üks tollaseid tähtsamaid juhte oli Abdulaziz ibn Saud. Ta ühendas järk-järgult suure osa poolsaarest oma kontrolli alla. 1932 aastal asutati ametlikult Saudi Araabia kuningriik, kuid tol ajal ei olnud uus riik veel rikas. Sellel oli suur kõrb, kaasaegset infrastruktuuri oli vähe ja valitsusel oli piiratud rahalised vahendid. Siis juhtus midagi, mis muutis riigi tulevikku igaveseks. Nafta. 1933 aastal andis Saudi valitsus ühele Ameerika ettevõttele õiguse otsida naftat. Geoloogid otsisid Ida-Saudi Araabias. Nad puulisid mitu aastat, kuid ei leidnud piisavalt naftat, kuni nad jõudsid ühe kaevuni, mida nimetati Tamam number 7. 1938 aastal. Siit leiti naftat kaubanduslikes kogustes. See tähendab, et seda oli piisavalt palju, et seda suuremahulise ärina müüa. Sealt sai alguse Saudi Araabia suur naftatööstus. Kui avastati suuremaid naftavälju, kasvas tootmine kiiresti. 1949 aastal Aramco tootis juba umbes 500 000 barrelit päevas ja see kasvas veelgi järgmistel aastakümnetel. Saudi Araabia valitsusel tekkis äkitselt tohutu raha sissetuleku allikas. Naftatulusid kasutati teede ehitamiseks. Ehitasid koolid ja haiglad, elektri- ja veevarustussüsteemid laienesid ning linnad kasvasid. Rohkematel inimestel oli nüüd kaasaegne kodu, auto ja töökoht. Vaid mõne aastakümnega riik, millel oli piiratud infrastruktuur, sai üheks maailma tähtsaimaks naftatootjaks. Kuid koos kiirete muutustega ei kadunud valakultuur. Paljude Saudi jaoks on endiselt olulised perekond, hõim, külalislahkus ja islami traditsioonid. Seetõttu võib tänaseni näha Saudi Araabias kahte poolt. Üks on moodne riik, kus on kiirteed, pilvelõhkujad ja suured ettevõtted. Ja ühiskond, millel on endiselt sügav side traditsioonidega, mis kujunesid enne naftatulekut. Kuid Neomi rajamine on toonud kaasa ka keerulisemaid küsimusi, sest maa, kuhu seda projekti rajatakse, ei ole lihtsalt tühi kõrb. Seal on juba ammu elanud kogukonnad. Nende hulka kuuluvad ka Huwaita hõimu liikmed Tabuki piirkonnas. Neomi tõttu tuli mõned elanikud ümber asustada aladelt, mis kuuluvad arenduse alla. Saudi valitsuse enda sõnul üle 1000 perekonna ehk üle 6000 inimese on Neomi projekti alalt ümber asustatud. Saudi valitsus ütles, et ümber asustatud elanikud said kompensatsiooni ja toetust, kuid inimõiguste uurijatel on teistsugune lugu. ÜRO ekspertide sõnul on Huwaita hõimu liikmed teatanud, et nad olid oma kodudest väljatõstmise vastu. Mõned neist arreteeriti ja said karmid karistused. Seega ei seisne Neomi lugu ainult ehituses ja tehnoloogias. Tegelikult on olemas ka päris kogukonnad, keda piirkonna muutused otseselt mõjutavad.
Just siin on näha, kui suured on Saudi Araabia ettevõtmised. Vähem kui sajandi jooksul on riik muutunud uuest kuningriigist, millel oli piiratud rahalised vahendid ja infrastruktuur. Sellest on saanud ülemaailmne naftavõim, mis suudab rahastada selliseid projekte nagu NEOM. Kuid sama nafta, mis tõi Saudi Araabiale tohutu rikkuse, on ka põhjus, miks riik nüüd kiirustab muutuma. Saudi Araabia juhid teavad, et on ohtlik toetuda ainult ühele suurele sissetulekuallikale. Kui nafta hind langeb, väheneb ka valitsuse tulude hulk. Ja samal ajal, kui maailmas tekib üha rohkem erinevaid energiatootmise viise, Saudi Araabia soovib oma majandust ette valmistada enne, kui nafta nõudlus tulevikus veelgi väheneb. Seetõttu ei ole NEOM lihtsalt uue linna rajamine kõrbe, see on väga suur palus. Saudi Araabia kasutab naftast teenitud raha, et luua majandus, mis suudaks ellu jääda ka siis, kui nafta pole enam nende kõige olulisem äri. Ja et mõista, miks see panus on nii suur, peame vaatama, kui suur on olnud nafta mõju kogu Saudi Araabia majandusele. Ja miks pole nende tuleviku jaoks piisav jääda lihtsalt naftariigiks? Siit näeme ka, miks on NEOM Saudi Araabia tuleviku jaoks nii oluline. Nafta on see, mis tegi riigi rikkaks, aga Saudi Araabia ei taha, et nende majandus oleks igavesti naftast sõltuv. See ei tähenda, et nafta kasutamine maailmas kohe kaoks. Nõudlus selle järele on endiselt suur ja seda kasutatakse jätkuvalt transpordis, lennunduses, naftakeemias ja paljudes tööstusharudes. Kuid ülemaailmne energiaturg muutub. Elektrisõidukeid tuleb järjest rohkem. Taastuvenergia kasutamine kasvab järjest enam ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel võib ülemaailmne naftanõudlus enne kümnendi lõppu peaaegu lakata kasvamast. See tähendab, et Saudi Araabia jaoks on riskantsem loota ainult naftale järgmiste kümnendite jooksul. Seetõttu, kuni naftast saadav tulu on veel suur, kasutab Saudi Araabia seda raha teiste ärivaldkondade arendamiseks. See ongi visioon 2030 suur eesmärk. Nad tahavad turismi suurendada. Nad tahavad meelitada rahvusvahelisi ettevõtteid ja investoreid. Nad tahavad arendada rohkem transpordisektorit. Nad tahavad töötada tehnoloogia tootmise ja meelelahutuse valdkonnas, spordi ja teiste tööstusharude kallal. Ja NEOM on üks suurimaid katsumusi selle saavutamiseks. Juba turismi valdkonnas on Saudi Araabias toimunud suuri muutusi. Varem oli tavaliste rahvusvaheliste turistide sisenemine piiratum, kuid aastal 2019 käivitas riik turismiviisa külastajatele paljudest riikidest. Sellest ajast alates on Saudi Araabia palju investeerinud turistide meelitamiseks. On uusi kuurorte, on rahvusvahelisi spordiüritusi, on kontserte ja meelelahutusprojekte. Ja NEOMis soovitakse luua sihtkohti, mis suudavad konkureerida teiste populaarsete kohtadega Lähis-Idas. Kuid NEOM ei vaja ainult turiste. Tal on vaja ka ettevõtteid. Vaja on töötajaid. Vaja on insenere ja spetsialiste. Ja mis kõige tähtsam, vaja on investoreid, kes on valmis oma raha projektidesse panustama. Sest isegi kui Saudi Araabia valitsus on väga rikas, oleks kõikide kulude kandmine ainult valitsuse jaoks ikkagi väga kallis. Seepärast ongi NEOMi suured reklaamvideod ja futuristlikud disainid nii olulised. Need ei ole tehtud ainult selleks, et näidata, milline projekt välja hakkab nägema. Neid kasutatakse ka selleks, et veenda ettevõtteid ja investoreid projektiga liituma. On veel üks tööstusharu, mida Saudi Araabia soovib kasvatada. See on endiselt energia, kuid mitte ainult nafta. Suures osas riigist on päikesevalgus väga tugev. On ka piirkondi, kus tuuleenergia kasutamine on soodne. Seetõttu soovib Saudi Araabia kasutada päikese- ja tuuleenergiat elektri- ja rohelise vesiniku tootmiseks. Üks suurimaid selliseid projekte viiakse läbi Oksagonis. Kui see õnnestub, seal saab toota rohelist vesinikku ja seda teistesse riikidesse eksportida. Nii soovib Saudi Araabia jääda oluliseks energiatarnijaks ka siis, kui maailmas muutub kasutatava energia liik. Kuid samal ajal, kui võimalused on suured, on ka riskid suured. Mitte kõik futuristlikud projektid ei pruugi kindlasti edukaks osutuda. Kulud võivad suureneda, ehitustööd võivad viibida, võib puudu jääda investoritest ja võib-olla ei tule nii palju elanikke ja turiste, kui algselt loodeti. Seetõttu on Saudi Araabia viimastel aastatel olnud ettevaatlikum selles, millistesse megaprojektidesse esimesena investeerida. On olemas projekte, mille ajakava on muudetud või mis on jagatud väiksemateks etappideks. See ei tähenda, et projekt oleks peatatud. See tähendab, et Saudi Araabia peab valima, millised projektid suudetakse lõpule viia ja milliseid tuleks esialgu aeglustada. Ja on veel üks osa NEOMist, mida pole lihtne rahas mõõta. Selle mõju inimestele, kes varem selles piirkonnas elasid.
nagu nägime, on Hawaii hõimu liikmeid, keda ümberasumine mõjutas. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ekspertide sõnul olid mõned elanikud, kes protestisid väljatõstmise vastu ja hiljem said nad rängad karistused. Nende hulka kuuluvad 3 meest, kes mõisteti surmanuhtlusele pärast seda, kui neid süüdistati oma vastuseisu tõttu väljatõstmisele. Seega, kuigi Saudi Araabia ütleb, et NEOM on tehtud tuleviku jaoks, tekib ka küsimus, kes sellest muutusest kasu saab ja kes peab selle nimel ohverdusi tooma. See on põhjus, miks on raske vaadata NEOM-i kui lihtsalt ehitusprojekti. Saudi Araabia valitsuse jaoks see on viis uue majanduse loomiseks. Investorite jaoks on see suur ärivõimalus, kuid sellega kaasneb suur risk. Mõne kohaliku elaniku jaoks see võib tuua töökohti ja uusi ettevõtteid, kuid teiste jaoks tähendab see ka oma endise kodu kaotamist ja kogukonna muutumist. Ja kogu Saudi Araabia jaoks on kaalul veelgi rohkem. Riik kasutab naftast saadud rikkust, et valmistada end ette ajaks, mil nafta väärtus maailmamajanduses ei pruugi enam olla nii suur kui varem. Me ei tea veel, kas kogu NEOM-i algne visioon õnnestub. Võimalik, et mõned selle osad saavad valmis ja arenevad, võimalik, et teised projektid vähenevad, hilinevad või muutuvad täielikult. Aga just see ongi oluline punkt. Saudi Araabial ei ole vaja, et iga futuristlik projekt õnnestuks. Sellel on vaja luua piisavalt uusi tööstusharusid, et riigil oleks muid sissetulekuallikaid peale nafta. Seetõttu ei ole NEOM ainult lugu ühest eriskummalisest linnast keset kõrbe. See on ka lugu riigist, mis püüab kasutada mineviku rikkust, et maksta oma tuleviku eest. Nafta aitas luua kaasaegse Saudi Araabia. Nüüd kasutab Saudi Araabia naftast saadud raha, et proovida luua riiki, mis ei pea enam nii palju sellele lootma. Ja kas NEOM õnnestub või mitte, just seal pannakse proovile kõige suurem küsimus. Kas Saudi Araabia suudab uuesti muutuda enne, kui muutub maailm, mis ta rikkaks tegi?